Tere! Järjekordne Kokka Eegiga saab alguse Noaterassilt. Ja minu tänane külaliskokk on siin Pavel Gurjanov söörestoranist, kes on ühtlasi ka omanik seal. Tere! Tere, Pavel! Räägi, mis me siin täna tegema hakkame? Mis sul plaanis on täna meil valmistada Eegi peal? Põhiteema meil on täna vutt, et sellest linnast võib teha väga palju erinevat variantit. Meie oma tuleb täna vutt, mis on täidetud foie gras mousse'ga. Oi, kõlab kuninglikult. Tavaliselt me grillime seda koos kadakaoksaga või heinaga. Et täna me saame proovida mitu variantit ja mõtleme, mis on kõige parem. No nii. Siis teeme lisandiks grillitud soojasalat ja kõrval läheb demi-glace-kaste. Kõlab uhkelt igal juhul. Räägi, kui ise sellist vutti nagu kodus teha ei taha, kas seda on kusagilt võimalik sinu käest äkki saada juba nagu valmis täidetult ka, et oleks lihtsam kodus perele teha? Vutil on palju konte ja seda keeruline süüa. Just. Me mõtlesime välja sellised varianti, et kus on kondid on juba lõigatud ära, et ta on juba valmis tehtud ja meil on selline variant, mis pakub söörestoran. See vutt on juba praetud, see vutt on juba grillitud ja põhimõtteliselt pead ainult soeks seda tegema. Okay. Ja see on valmis toode, mis tegelikult saab osta Stockmannis juba praegu. Seal ma võin nagu kinnitada Pavli sõnu, et see on tõsine, nagu ütleme, et ta on nagu, ma ei tea, kas võib öelda, et on pool toode, aga kui sa selle kodus, selle paki avad, sa seda soendad seal ja siis need maitsed, mis sealt tulevad, jääb küll selline mulje, nagu sa oleksidki restoranis. Vähemalt minul jäi selline mulje. See ongi täpselt seda vutt, mis me pakume meie restoranis. Ongi nii, ta on sul restoranis siis ka menüüs. Ja see ei ole mingi lihatoode. Ja, et kõik on algusest lõpuni olete ise teinud, eks ju. Ma võin näidata, kuidas tavaliselt me lõikame seda. Fileerite siis seda vutti, seda karkassi sealt keskelt välja siis, jah. Et me jätame siin ainult 2 kondit. Et no neid täidised, mis vuti jaoks võiks olla, need on väga palju, väga erinevad. See on ainult maitse asi. Minu lemmikud on seened. Nii. Ja see, mis tegelikult on foie gras mousse'e. Kuidas me seda teeme? Me lõikame kondid välja. Teeme seda niimoodi, et ikkagi meil on vaja lõigata välja seda karkassi ja sellest me teeme puljangi ja see puljang tuleb meie kastme põhjaks. Et siis tavaliselt me teeme muus, kus on suurem osa on foie gras ja me kasutame ka maisi kana filee. Siis täidame seda vutti, kerame seda kokku kilega, siis madala temperatuuriga auroga küpsetame seda tunti aega, siis ta jääb oma vormi. Ma pärast näitan, kuidas ta näeb välja hiljem. Et hetkel me siis, ma näitan, kuidas seda fileerida, eks ju, jah. Ikkagi meil on vaja, et ta jääb nagu tervena, aga sama ajal kondit meil ei ole vaja. Siis me lõikame siit. Ja no tegelikult võib-olla kodus keegi ei hakka seda tegema, sellepärast meil on võimalus seda varianti. Aga no kui keegi tahab teha, siis muidugi siis proogi järgi. Siis on selline variant, et ikkagi et nüüd sul ongi, et sa lihtsalt mööda seda noa otsaga libistad, mööda seda vuti karkassi ja proovid siis neid liigeseid sealt, mis see koivad siis nagu vuti need liigesed läbi lõigata, eks ju? Siis
Ütleme, et samamoodi saab ju tegelikult teha ju ükskõik mis linnuga põhimõtteliselt, et sa saad ja tegelikult kanaga saab ka niimoodi teha, lihtsalt kana, part, pulp, vutt. Te võite neid jätta, võib ära lõigata. Tiivanukid siis, eks ju. Tiivad annavad head maitset kastmele, et me ikkagi neid lõikame ka ära. Et siis tuleb tiivad. Nii, siis lõikame edasi. Jah, ütleme, et siit nagu vaadates tundub keeruline, aga kui sa hakkad seda proovima, et siis ta tegelikult ei ole üldse keeruline. Ja ta annab seda nagu, pärast annab sellist nagu söömismugavust juurde, et sa ei pea nende kontidega koos seal sööma ja et jah, mina ise eelistan ka, isegi kana ma teen niimoodi. Ma olen isegi ühe korra olen teinud niimoodi, et see oligi, kas oli vutt, siis oli maisikana ja siis oli part vist. Kõigepealt fileerisid vuti ära niimoodi, panid sinna, siis fileerisid maisikana ära, siis panid selle ümber vuti ja siis panid veel neile omakorda selle pardi filee ümber, et siis oli 3 kana või 3 lindu olid nagu ühe teise sees, et see oli päris selline huvitav kogemus. Ja siis tõmbasid ka neile kilesse ja peekon ümber ja natukene mähkisid mingi nööriga ka et ta lahti ei lähe, kui sa teda küpsetad. Miks me veel võtame kondid ära? Esialguses nii on mugavam süüa, teine nii on mugavam grillida. Siin on ka variant, et me võime ainult filee ja jalg ära grillida, näiteks pooleks lõigata. Võime seda musiga täita, siis tuleb selline ilus. Ja selline, kas sa, mis temperatuuriga seda vutti soovitaksid seal? Kui kõigepealt praed ikka kuumapanni peal ja pärast siis grillid, mis temperatuuriga seda soovitaksid teha? No mitte väga kõrge, ma arvan, et 180, 160 selle vahe. Et ikkagi see ei ole veis, mediumil pole vaja, et ta peab hästi küps olema, aga mitte kuiv. Et kui me tõstame liiga suureks seda temperatuuri, ma kardan, ta lihtsalt põleb ära siit poolt ja jääb toores siit. Ja. Eks ta tahab jah, sellist jälgimist. No nii, siis meil on karkass, meil on tiivad ja valmis filee. Ja need, ütleme, selle karkassi ja tiivad, need sa kasutaksid siis heal juhul selle puljongi keetmisele kasme tegemisel, eks ju? Ja siit veel jääb üks kond, mis meil on ka vaja ära võtta. Et tegelikult, esimene kord võib olla natukene raske, aga muidu, saab harjutada ja saab hästi. Me oleme ka siin. Meil on põhimõtteliselt lahti lõigatud vutt. Kõige tähtsam, et ikkagi nahk jääb tervena, et siis siia me täidame muussi. Ükskõik, mis sa tahad siis sinna panna, eks ju, kas seeni või peekonit või muussi või... Mina soovitan ikkagi mingi kanamuussi teha ikkagi, mis hoiab seda. Seda saab teha blenderis, kas fileest või näiteks selle koibaliha väga hästi sobib, sest ta on rohkem mahlane, sellest saab... Maitset on ka natuke. Jah, paned blenderisse, paned munavalged, paned soola, blenderdad hästi, siis paned ka spritskotti või lusikaga, kuidas on mugavam. Sellise ühe supilusika teie ja paned siis me tavaliselt võtame mingi paletti, paneme ilus kihti. Palett on siis selline riistapuu. Ilusa kihti, siis tuleb täidis, kas see on seened või foie gras, võib olla peekon, mis armastab. Lihtsalt mulle meeldib peekon, kui ta on praetud, ta keedetud, siis mina eriti ei soovitada sisse seda panna. Ja siis koos kiilega me põhimõtteliselt paneme seda niimoodi kinni ja meil tuleb juba vutt ilma kondita. Ma näitan, kuidas ta näeb välja, kui ta on juba valmis.
siis meie vutt on juba täidetud ja ta on juba madala temperatuuriga ka küpsetatud. Aga kui sul selles kodus mõttes ta juba hoiab hästi vormi, jah. vormi. Aga kui sul kodus ei ole sellist võimalust madala temperatuuril küpsetada, kas siis mis kraadi juures sa seda ahjus teeksid või? Siis on vaja sellised kraadid, mis kile saab. Ära ei sulaks, jah? Ja, ma arvan, et see üle 80, aga vähem kui 110. No jah, kellel osadel on ja ahjudel on see aurufunktsioon, et siis võib 80 kraadi ja selle väikse auru sinna lasta ja siis on väga hea. Ja siin ta nagu pool valmis, mitte nii valmis nagu siin, aga me saame siis neid ära praadida. Anname nendele juba maitsed. Paneme korra pannis ja sooja juba. Ja, aga enne teen ka lisand ka. Ja. Et lihtsalt ma näitasin, kuidas nad tulevikus näevad välja. Ja, selge. Nii, Pavel siin rääkis juba oma osa ära, et mis temal on plaanis täna siin teha. Et nüüd räägiks mina, kuna meil on täna ikkagi linnu eri, et siis ma mõtlesime, et mina teeks ka midagi linnust ja minu siis selline, nagu te näete, siin vardad on juba uljalt püsti pandud. Minu lind on, mis mina teen, on siis pardisüda. Et siin on mega hea pehme, et soovitan sellist roosaks ta jätta siin isegi. Et mul on siit natukene, siin on mingi kõõlus või väike selline, ma ei tea, paksenenud naha äär või midagi sellist on siin sees, et selle peaksid kätte saama. Et selle ma olen siit välja lõikanud ja mina korra näitan ühe varda ette, siis me saame kohe edasi rääkida, mis Pavlil on. Ja vardeid ma soovitaks eelnevalt hoida vees nagu leos, et ta ei põle siin grillil nagu ära. Ja täna mina teen siis selliseid seene ja pardisüdame vardad. Et panen nad siin vaheldumisi. Ja siis, kui nad on korra lasen talle kuuma peale ja siis ma korra ta mopin sellise Worcesteri teriyaki ja mõned natukene vürtsi ka sinna, kes tahab mingi chillit või sidruneina või mida iganes sellist nagu Aasia pärast maitset võib vabalt sinna juurde panna. Või küüslaukegi minuga poolest, et täpselt mis sulle hingi ihaldab. Ja siis saad sellised vahvad vardad. Et ma need vardakesed siis serveerin täna koos sellise juurselleri steigiga, mis mul siin on juba natukene keedetud eelnevalt, et ta grilli peal kiiremini valmiks. Vaatame, paneme uue seenesi, et... Aga Pavel, nüüd on sinu kord. Mina torgin oma vardad edasi nii kaua, kui sina räägid. Siis vuti kõrvale teeme suke sooja grillitud salad. Esialguses meil on poru, mis me grillime ära ja ma ei lõika seda pooleks, aga me pesisime seda ära, siis nii jääb maitse paremaks ja niisama ta lähebki grinegi. Siis meil on tsukiinid ka, seda saame ka ära grillida. Tuleb jah selline siis kuum lisand või kuum salat köögiviljadesse ja grilli kõrvale, jah? Esialguses kõik neid komponentid grillime ära ja pärast meil tuleb selline pann, kus me kõik seda ära praeme. Et Pavel räägi, et mina juba tean, aga kas teised ka teavad, et sul on lisaks kokanduse kõrval, ma ei tea, kas on siiamaani või oli sul veel üks kirg, milles sul meeldis ennast nagu teostada, et muusika valdkonnas oli, ma saan aru. Jaa, muusika jäi, aga kahjuks ta ei ole nagu nii tihti elus nagu tahaks. Meil on bänd. Siiamaani on, jah? Siiamaani on, lihtsalt me ei tee mitte midagi. No vahest ikka saate kokku ja kuulete, kas või vanu lugusid. Jah, ikkagi me oleme nagu parimad sõbrad ja... Selge. Bändi nimi on One Team. See on suke räpperi kollektiiv, kus on 2 põhivõistlejad, kes on mina ja mu sõber Vasili. Ta on beatmaker. Mina olen, mõlemad räppime ja meil on ka
palju inimesed, kes meiega koos seda muusikat teevad. Tegelikult on lauljad, on kitarrimängijad, on erinevad DJ-d ja tegelikult kõik kokku, kes kunagi meil abistasid, oli kuni 16 inimesed. Nii palju või? Et ta ei ole nüüd nii professionaalne tegevus nagu kokandus. Nii. Aga meie esimene album tuli välja 2012, siis meil oli 2 klipid ka ja oli selline saada nagu Eesti top 7. Ja 2012 me olime kas 2 või 3 nädalat esimesel kohal. Ma isegi mäletan seda, ma arvan. Kas see oli ETV2-s? Ja. No, räppisime vene keeles ja siis 2013 mul juhtus selline asi, et ma võtsin Eesti aastakokka. No nii. Räägi sellest. Mis tunded sind valdasid? See on päris hea löök minu karjääri jaoks. Ja võib-olla sellepärast muusikaga ma eriti tegelen. Siis sa pead kogu aeg kõigis olema. No nii on. See ongi niimoodi. Ja nüüd Vasilil on juba 2 last, mul on 1 laps ja tegelikult suht keeruline seda teha. Aga ametlikult see grupp on olemas ja vahest me ikkagi teeme midagi. Okei. Aga kokandus on ikkagi võtab kõik ära. Lisaks, et sa oled ju meil aastakokku olnud ka, et minu meelest sa oled ju Bocuse-il ka käinud ju, osa võtnud ja Eesti kandidaat olid. Ja 2013 ma töötasin Kruu restoranis, kus töötas Dima Haljukov, ta oli minu peakokk. Sealt on päris palju neid aastakokkasid ja Bocuse-il olevaid kokkasid käinud, jah? Sest põhimõtteliselt 3 aastat järjest, et Kruu töötajad oli seda titli võtnud. Ja kuna sellel aastal 2013 ma võtsin aastakokka, a Dima läks Eesti eelvooru Bocuse d'Ori. Ja siis, kui ma nägin seda terve teed, mis ta tegi 2 aasta jooksul, et tekkis suke huvi, et Bocuse d'Or on ikkagi kõige prestiižsem, kõige kõva ja raskem konkurss üldse maailmas. Ja siis ma tahtsin väga järgmisena minna ja 2015 ma proovisin ennast Eesti eelvoorus. Kahjuks õnneks said koht number 3. Siis Dmitri Roos võttis ja mul see mõte, et ma tahan minna ikkagi jäi. Ja siis 2016 ma sain peakokaks. Esimene kord siis mul oli 2 restorani. Ma neid ei reklaami, neid juba ei ole. Aga ühe asemel tuli siis minu restoran samas hoones, restoran Söe. Ja 2017 ma sain seda võimalus uuesti ennast proovida. Võtsin Eesti eelvooru ja siis 2018 oli esindanud Itaalias Torinos Eestit Bocuse d'Ori kandidaatiks. Ma kujutan ette, et see võis olla super kogemus. See on super kogemus, on väga raske närvivinge ja terve see aasta, see kõik ettevalmistused või isegi kauem veel, et see ikka jätab oma jälje. Et see ikkagi asi, mis see on nagu olümpia. See ei ole nagu tippsport, kokkad omadel. Ikkagi me nagu siin Eesti konkursid, nagu Eesti aastakokk, kokkad seal treenivad 2 kuud, 1 kuu. Sina sa treenid põhimõtteliselt 2 aastat. See on ikkagi päris suur sport tegelikult. Ütleme niimoodi, Nii, aga mina olen siis oma need vardakesed siin ära toppinud ja natukene panin siia soola ja väheke pipart, et ma lasen nad korra siit grilli pealt, ehmatan nad ära ja siis tõmban selle määrdega üle. Ja nüüd ma teen siia kõrvale sellise selleristeigi, mis on natukene eelnevalt mul ära küpsetatud juba. Et ta mul siin grilli peal kiiremini valmiks. Et võtame siit selle selleri kesta ümbert ära. Tegelikult seda sellerit võib selle kestaga ka täitsa vabalt siit grilli pealt üle lasta, et teinekord ma isegi teen seda ja ka väga maitsev. Et
vaatame kohe. Nii, ikka me siit sellise. Teeme 2 steiki. Räägi, Pavel, kas sul on selles hetkeolukord, ma saan aru, et siin restoraniturul, eriti vanalinnas on selline keeruline, et mis sinu nagu, ütleme, uued nagu mõtted ja plaanid hetkel on söerestoraniga või on teil plaan laieneda või praegust proovime kõik illu jääda pigem või kuidas teil on? Ikkagi teine, jah. No, alati minu mõttes oli teha Eesti toidud, Eesti toorainet. Et see ju vutt on ka ju täitsa ju Eesti tooraine, eks ju? Ainuke asi ei ole Eesti oma foie gras. No aga me leppisime kokku, et seda võib asendada siin. No ikkagi kokad tahavad foie gras või trüftit alati panna. Ja et mõte alati oli restoranis, et teha kohalikud toidud kohalikude jaoks. Et me oleme vanalinnas, aga ma võin sinu restoranis ka öelda, et tegelikult teil ka väga palju kohalikud käivad. Jaa, käivad, jah. Ja õnneks meil ka. Et jah, et see on meid praegust päästnud veel, eks ju, seal vanalinna restoran, et kellel need kohalikud inimesed veel käivad. Et ei ole ainult turismile pühendunud restoranid, jah. Ja tore, et ikkagi meil oma külalised olemas, nad käivad. Hetkel jah, 3 nädalat kõik oli kinni, aga et me ikkagi loodame, et see teema jääb ja et kui oli see olukord, mul sündis selline asi, et me kasutame mitte ainult, suurema osa kasutame need talu asjad, et me võime ikkagi neid ka pakkuda. Ja siis tekkis mõte teha sellised oma asju. Selle projektiga ma tegelesin 4,5 kuud, sest üks asi, et kui sa müüd seda enda restoranis ilma mingi märkiga, see on üks asi. Ja teine asi, kui sul on juba kõik asjad tehtud, et kõik need kalooriad, et kõik analüüsid, et kõik on need koodid. Pikk protsess. See on pikk protsess, et see võttis aega. Ja tegelikult ma arvan, et see võiks teine suund olla, sest ma loodan, ei taha sellest väga palju rääkida, äkki ei tule välja, jah? Aga tulevikus ma tahan terve komplekti erinevad asjad. Sarja nagu välja. Sul on vist midagi veel, ma olen näinud Stockmannis. Et praegu Stockmannis on see vutt ja Saaremäe hirve rosbiif. Teeme seda ilusti, ise grillime, et tegelikult kõik asjad on Green Eggis ka tehtud. See kõlab väga hästi. Sa selle rostbiffi siis lased ka korra Green Eggi pealt läbi. Ja et mulle meeldib, et näiteks erinevad asjadega võib erinevad maitset teha. Näiteks meil on siin, see on kirsipuu. Jah, laastud. Laastud. Osad kasutavad ka lepalaastud. Mulle väga meeldib ka hein, kuidas ta lõhtab. Ja tähendab sellise hästi peene sellise. Kõige lemmik on kadakauksad. Kadakauksad, jah. Seda ma kasutan palju. See läheb hästi meie Eesti teemaga kokku ka. Kasa võtta, aga minu arvates on üks kõige parem. Ja üldse, miks mulle Green Egg väga meeldib, asi, et maitse. Et näiteks ta võib-olla ei küpse kõige parema ja ei ole nii kontrollitud küpsetame nagu ahjus, eks ju. Aga ikkagi see on õige maitse. See on maitse on nii võimas seal lihtsalt. Ja meil on siin vaikselt juba poru hakkab valmis saama. Aga jah, see annab selle hea maitse selle porule see. Nii, aga minuga on samamoodi, et mina panen enda, kuidas sul on, Pavel, sul hakkavad köögiviljad valmis saama ja varsti sa hakkad lihaga tegelema, mis ma saan aru, eks. Et mina panen oma selleri steigi ka sisse peale. Et ütleme, kuna on ikkagi meil see eetriaeg on siin piiratud, et siis sellepärast ma selle selleri kummutasin ta ette ära, et saab selle vabalt ka siin grilli peal valmis teha, et ei tohiks probleeme olla. Et nüüd ma panengi, et miks ma selle selleri teise steigi siia augu sisse lõikasin, et see on pärast, et ma asetan selle teise selleri peale ja ma saan siia täidis sisse panna neid putisüdameid ja seeni ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Mõte on hea, aga vaatame, kas see teostus ka meil õnnestub.
et siis mina ei hakka veel oma seda südant vist grillile panema, et sul läheb natukene veel aega, eks ju. Natukene läheb, jah. Et siis võtan porud. Räägi korra oma köögist, nagu ma mõtlen just oma menüüst, et kas sul on mingi selline nagu kindel suunitlus ka või on sul tead, et võtad ühest köögist mingi asja, et mis sulle väga meeldib või võtad teisest ja siis proovid seda nagu Eesti tooraines nagu ümber vormida või kuidas sul see mõte on endal seal? Et põhiline on ikka Eesti tooraine, ma saan aru pigem. Ja mulle eriti meeldib, kui inimesed segavad kõik kokku. Kui ühes restoranis saab süüa sushi, pizzat, saad steiki süüa, hamburgerid ja pärast tuleb mingi usbeki köök. Mulle seda ei meeldi. No, mul ei ole midagi burgeri vastu või midagi pizzat vastu, aga ma arvan, kui näiteks see koht teeb ainult hea pizza, siis see on hea koht ja ikkagi see suund peab selle olema, et sa teed hästi üks asi. Ja mulle ka meeldib, et näiteks maisseega on ikkagi, ise arvan, et see on suke Skandinaavia köök, kus on Eesti toorainet ja Prantsuse tehnika. Niikuinii kõik tehnikat tuli Prantsuse poolt. Absoluutselt, jah. Ja et seda Bocuse oskused, nad ikkagi, või harjumised, nad andsid palju uut ideid, et palju sa ühes aastas restoranis teed erinevad uut rooga. Ma arvan, vähem kui 100 kindlasti. Ja. Aga kui sa trennid Bocuse ajal, et mul oli ainult ühe chipsi 35 varianti. Oli nii, jah? Ja siis seda poru ma lõikan pooleks. Ta on juba pehme ja ilus. Siis see esimene kiht, mis põles ära, ma võtan seda ära. Ja mõte ongi restoranis selline, et me proovime kasutada maksimaalselt Eesti asid. Kõik Eesti, meil 3 kuud Eestis mitte midagi ei kasva, isegi 4. Et sa ei saa kõik Eesti asjad kasutada. Aga veel mulle väga meeldis, et neid tarnijad, kellega ma töötan, ma neid tean väga isiklikult. Et ma olin nende juurde käinud, ma vaatasin, kuidas neid toorainet tehakse, et kuidas näiteks kala kasvatad või köögiviljad. Et sa tahad ikka inimesele... Näiteks meil on üks tarnija, kes sa ka kasvatad, et Tartust... Mohe või? Jah, meie sõber. Et see on nii äge, kui sul tuuakse otse Eesti kartulid. Ja sul tekib selle tarnijaga nagu otsene selline kontakt ka. Ta on nagu tal firma nimigi Mohe, et ta on ise ka nii mõnusa nagu iseloomuga ja olekuga, et aga lausa lust suhelda, jah? Et see, ma arvan, on päris suur väärt ka. Absoluutselt. Et sul ei ole selline anonüümne toit, vaid et sa tead, kust ta tuleb, kes seda kasvatab ja siis sa saad seda inimesele rääkida ja üldjuhul kliendid seda väga nagu hindavad, siis nagu väärtustavad enda jaoks, et sa... Et üks asi, et sa teed lihtsalt süüa, sa teed ärirestorani, teine asi, et see söök meeldib külalistele ja kolmas asi, sa nagu natukene, kuidas abistad neid talunikke, et ikkagi sa kasutad neid ja neid turistid ka tulevad. Minu arvates nendel kindlasti huvitavam proovida, mis me siin Eestis teeme, kui lihtsalt, pizzat on alati populaarne asi, aga selle vastu ei saa ja ei peagi saama, et see on ka väga maitsev, kui on hästi tehtud. Ja minu mõte ikkagi, et mina ei tee niimoodi, nagu kõik teevad, ikkagi tahaks see enda asi. Nii, siis me võtame siis meie pann ja esialguses mul on siin seletatud või, mis tulevikus me ka hakkame tegema, nagu müüma. Siis tuleb veel ka, sa küsisid, ma ei ole vastanud, tuleb veel siis brown butter, see on pruun või. Tuleb siis kõrvitsa pesto ja tuleb foie gras patega. Kõlab uhkelt.
Mulle see asi väga meeldib, sest kas ma saan ainult aru, et seda selitatud võid saavad ju laktoosikud ka täitsa vabalt süüa, et seal on piimavalk on ju põhimõtteliselt välja keend, et seal seda praktiliselt ei jäägi alles. See on väga suur allergia ja ma ei soovitada, ikkagi väiksed tükid jäävad, aga põhimõtteliselt mõte ongi selline, et seal ei ole neid valkud sees ja ta ei põle nagu põleb või. Praadidesse, eks ju. Ja ta jääb hea maitse. No kunagi ei ole liiga palju võid toidu sees, nii et tead, osad ikkagi kardavad. Kardavad, ja osad inimesed arvavad ikkagi, et kokkad võid ei kasuta. Arvavad, ja ütleme, et meie restoranides seda võid läheb ikka kõvasti üles. Just. Kuna meil on ikkagi mingil määral see prantsuse kultuuriga see köögi nagu mõte seal ja kõik valmistamine, et jah. Siis praadimiseks meil on vaja veel tüümiani ja küüslaugu. Sa hakkadki praegu siis seda nagu eelküpsetatud vutti tähendab praadima, jah? Jah. Alguses me praadime seda ära, sest neid maitsed lähevad salati sisse ära. Selge. Saame kasutada ka. Ja saame ka, peale seda me ka veel grillime vutti ka. Aha. Kas sa äkki samal ajal, kui sa seda vutti siin ette valmistad praadimises, kas sa saad korra rääkida, mis sul seal kastmes on? Põhimõtteliselt see ongi demi-glaze ja kus on pool oli vuutipuljon. Et demi-glaze on selline kaste, mis kedatakse 48 tundi, kus on sees veisekondid, kus on sees veisesaaba. Me kasutame ka seajalad, nad annavad head... Siis nagu liimi sinna. Jah, just. Kallerdist. Siis esimesed 12 tundi ta kedakse ilma köögiviljadega. Siis pärast tulevad veel köögiviljad ja ta ridotseeritakse veel üks ööpäeva. Et selles mõttes... Et 48 tundi on siis keenud ja siit sa veel lisaks oled pärast siia veel veini ja kõik asju ka. Tuleb veinijädikas, tuleb vein, tuleb köögiviljad, tuleb maitse, rohelised, kuivatatud maitseained ja põhimõtteliselt sellest 100 liitrist tuleb kuskil 6-7 liitri juba valmis. Et jah, täitsa ütleme, et seal jääkettides on ka juba täitsa selliseid häid nagu pullongeid müügis ka, et saab juba selle etapi saab vahele jätta, kus sa 48 tundi pead seda pullongit keetma, et saab juba juba poest ostetud päris hea maitsega. Veel mulle väga meeldib, kui ma grillin, et alati ma selle kastmega märjan liha. Siis ta jääb, tuleb suke koori ilus ja ta jääb mahlane ja ei põle nii kiiresti. Ja. Aga Pavel siis toimetab siin edasi praegus, et siis ma korra kaamera taga on meil jälle Lauri Laan, et siis ma paneksin oma korra need südamevardad siia grillile, et ma lasen tal pruunistan ta mõlemalt poolt ära ja siis teen oma selle glaseeringuga üle ja siis grillin teda veel natukene edasi siin. Et selle ütleme, et see on nagu, ta ei meenuta mulle pardilihase, pardisüda, ta on pigem nagu selline veisemaitseline jääb täitsa. Et selline tugev liha ja pigem soovitan teda roosalt süüa, et ta seest jääks roosakas, et siis ta jääb selline pehmem. Kui sa ta nüüd üle lased, et siis ta juba tahab pikemalt autamist, et ta läheb nagu siis sitkemaks. Nii. Et selleristeik on mul siin grillitud juba ilusasti. Selle ma pärast korra soendan veel. Ja siis, kui me hakkame Pavliga serveerima seda imeilusaid roogasid siin, et siis meie jääme neid loomalt maitsma siia, et aga teie saate kodus ja alati neid järgi teha ja proovida, et kuidas teil endal õnnestub ja siis meile teada anda, kas teile maitseb või ei. Ja kui keegi tahab, siis võib alati mõned küsimused meile esitada. Et Tauno on meil siin arvuti taga ja ootab pingsalt teie küsimusi. Aga Pavel, ütle, sina kui pikaajane
piikrineegi kasutaja, et mis sinu nagu üks lemmik toitusid või ma ei tea, äkki sul on mingid retseptid veel soovitada inimestele, mida grillida või mida teha selle eegiga? On sul mõni selline endale? Ja, mulle väga meeldib, et siin tegelikult väga palju asja saab teha. Et ma ei saa öelda, et ainult liha või ainult kala. Isegi see steak ma ka oli samasugused teinud. See tuleb väga maitsev. Ja et siin on ka hea, et saab praadida, saab madala temperatuuriga küpsetada. No, minu lemmik asja on veis. Raske öelda, et ma ükskord proovisin seda veist peale greeneggi ja pärast ma mitte kunagi lihtsalt ahju veisi ei ole söönud. Ja tegelikult siin on võimalus teha kõik, köögiviljad, võimalus teha kalad. Ta võib seda mingi foliumi sees küpsetada, võib suitsetada ka, on tegelikult võimalus eraldi suitsuplaadi panna ja siis madala temperatuuriga seda vaikselt suitsetada. No minu laste lemmik on ikkagi eegi peal on ikka pitsa. Suvel ikka, mitte ainult suvel, et talvel ka, et kui teinekord viitsimust on, et siis teeme pitsat ka eegi peal, et siit saab ka väga hea maitse elamuse. Kas sul on endal nagu igapäevaselt köögis muidu? Jah, meil on 2 tükki. Üks on õues, kus saaks mingi ettevalmistused teha, kui on vaja. Aga köögis seisab väike minimaks, mis hästi sobib. Ja et me ei tee nagu kõik asjad korraga seal ikkagi. Pigem see on selline koht, kus suke lõppmaitse saaks teha. Ja et green eggi, jah, et tegelikult ma olen juba 6 aastat kasutan. Sest ma ei tea, mis võib-olla Tauno teab, mis restoran oli esimene, kes green eggi hakkas kasutama. Ja, ma arvan, et see esimene klass oli vist esimene restoran. Just, jah. See oli siis, ja kõige väiksem muna sai sinna viidud, siis oli see mini oli nimet. No vot kruu ajal ta oli juba 2013, juba isegi 2012 oli. Siis on isegi rohkem. Aeg lendab kiiresti muidugi ka. Meil oli suht väike, kõige väiksem see. Ja pärast Dima ostis suurega. Kruus oli jah S mõõduks. Jah. Hetkel on küll kruu uksed kinni, aga kindlasti kuskil see S veel toimetab. Nii et isegi veel enne seda koroona aega oli ju see muna seal toimetas veel ülikuni. Selles mõttes on see niisugune reliikvia seal. Pavel, vaata, kui uhke piikrineegi kandik meil siin on. Mis sa arvad? Kas me serveerime äkki täna need road siia peale või? Kuidas sulle tundub? Proovime muidugi. Nii, putit väga häid lõhnasid tuleb siit juba. Vaikselt küpseb. Et siis pärast siin saame seda salati ka lõpuni teha. See sama vanni peal, eks ju? Jah, sest sees on ka hoojagraata vaikselt ka sulab, läheb ka pannile. Võime köögiviljad ka siia panna, jah. Mina olen juba siit selle puti südame vardad ühelt poolt juba ära glaseerinud, et nüüd ma keeran ta kohe teistpidi ja panen sinna teisele poole ka natukene. Maitsvat glasuuri peale. Natukene mõlemale poole soola pipart ka. Teine pool mul oli juba soola pipraga tehtud. Paneme siia ka. Juba näevad päris isu äratavad välja. Et kes loomulikult tahab, et see võib siia ka alati sellistele varrastele ka natukene seda suitsulaastu siis siia panna. Et või heina, nagu Pavel ütles, või kadakaga teha.
et see käib asja juurde kõik siin. Nii. Vaatame. Nii, nüüd me glasuurime siit teiselt poolt ka ära. Et nüüd peab ettevaatlik olema, jah, kuna siin nendes glasuurides on päris palju suhkurt mul, et siis ta võib lihtsalt ära, kui on liiga kõrge temperatuur, natukene ära kärsata, aga loodame, et seda täna ei juhtu. Et jah, minul on põhimõtteliselt valmis. Mina hakkan vaikselt endal asju serveerima, et Pavel saab siin nii kaua oma asjad ära viimistleda veel. Tegelikult on üks küsimus ka ikka, et siin vaataja Jaanus küsib, et kas Pavel ka koriandrit kasutab. Et see on meil niisugune trikiga küsimus. Läbiv teema olnud, eks ole, aga kuidas sina suhtud? Koriandriga ma ei tea, see on huvitav passi. Kuni 30 ma vihkasin seda. Ja üks kord ma proovisin seda koos krevettidega, chiliga ja mul täiega meeldis. Ja nüüd ma võin öelda, et mulle pigem meeldib. jah? Vägev. Aga tean jah, osad vihkavad seda täiesti. See on meil jah üks sari koriandri küsija. Ja ma saan aru, et tema vihkab pigem seda kui armastab. No, ma arvan, et koriandri igal pool ka ei pane. Ei pane muidugi, jah. Nii, Pavel, on see okei, kui mina võtan selle poole siit endale? Panen oma steigi siia poole. Paneme selle teise ratta siia peale. Et ma korraks võtan. Jaa, võta muidugi. Kas ma saan siin kuidagi aidata või sul on okei praegu kõik? Ma tahan neid siis. Nüüd meil on vaja natukene suitsu ka teha. Ja kasutame neid ka. Oi, sealt tuleb hea suits praegus. Ja nagu ma räägisin, et mulle meeldib, kui me natukene märjame seda liha, siis ta ei põle nii ruutu ära. Ai, kui ilus. Segi praegu temperatuur on natukene suur. No, ütleme, et see EEGi pluss on see, et sa paned need luugid kinni ja sul põhimõtteliselt kustub see lõke ära sealt kohe. Miks ma seda ka praadisin ära ennem, siis mulle meeldib, et see nahk ta ei ole nii kribe, tavaliselt ei ole nii kribe nagu kanal. Kui sa ära praed, siis ta nagu annab rohkem maitset. Selge. Kuna minu tornik hakkab siin valmis saama. Vaatame kohe, kas see jääb mõni püsti ka. Siis ma teen salati lõpuni. Siia lähevad meie köögiviljad. Lähevad ka väiksed brokkolid sisse. Ja ramaneskad. Kas inimesed, ütleme, pigem võib-olla pelgavad köögiviljasid grilli peal teha, et mis sina, Pavel, arvad, kas sina soovitad pigem teha või? Jah.
Miks mitte? Jaa, minul endale ka meeldib. Et kuna ma ütlesin, et see on salat, siia läheb veel ka natukene värsket spinatika. Oi, see näeb küll väga ahvatleb välja. Nii, siis vutit ma ka kaunistan natukene. Mul on kaasas siin juba tehtud rukkilill ja tümenil lehed. Väga uhke. Kas ma nüüd ei mäleta õieti, kui see Bocuse voor oli siin Eestis, kas siis oli vutt oli ka seal või? Jah, sellel aastal oli. Eesti Euroopa eelvoorus, Euroopa finaali oli ka samasugune vutt. Ütleme, et sa oled siis oma elus ikka mõned sajad või tuhanded vutid isegi juba teinud niimoodi, jah? Jah, ma arvan, kuskil 5 aastat juba kasutan või isegi 6 seda vutti. Üks minu lemmik assi. Sest kana on suht igav. Vuts juba natukene teistsugune. Aga jah, ütleme, et kana sellised südamed või kanamaks ja kanapugud, need mulle meeldivad. Väga meeldivad. Kuidas sinuga, Pavel, on? Mulle meeldib kõik osad kasutada. Mina olen see mees, kes, ütleme, fileed sööks vist kõige viimasena kanafileed, et ülejäänud eriti kanast. Jah, need ülejäänud asjad ma sööks ennem vist isegi. No nii, siis siia paneme ka soola. Pipra. Ja natukene sidronimahla ka. Vähke hapet juurde, jah. Ole ettevaatlik. Joo. Nii, minul hakkab enam-vähem juba valmis. Kui sa kuidagi tahad minu abi, et siis ma saan seda aidata. Ma ei hakka praegu pardetsi panema, vaatame pärast. Kokku meil väga ilus plaat tuleb. Ma arvan küll, jah. Näeb uhke välja, et seda sööks juba kas silmadega suust rääkimata. Kas ma panen korra kastme ka grillile tagasi, mis sa arvad? Jah. Kas ma panen natukene juurde ka või? Mis sa arvad? Just. Siis paneme selle kõrvale sinna. Mul on väike tops ka, saame tõstas süüa. Tõstame sinna ümbers, jah. Super. Nii. Ma korraks vutti ka panen tagasi, muidu meil on siin -10 taga. Karge vutt. See roheline isand näeb sul juba nii hea välja, et see võiks juba olla ainukesena üks söögiosa. No jah, vege. Vege, jah. Väheke see vuti seal puljongis rasvas praadinud, aga me ei ütle kedagi. Ei ütle. Minul näiteks meeldib see Minimax veel sellepärast, oma suuruse pärast ka, et teda saab igal poole mugavalt kaasa võtta. Kas sa lähed siis kusagile matkale või paadiga merele või kalale kusagile, et võtate siin enda kõrvale ja
väga mõnus on taga toimetada siis. Sellepärast me ka köögis kasutame Minimaxi, siis kui sa elli paned, siis ta pool köögi võtab. Ja. Eriti vanalinna köökides, kus on niigi ruumi vähe. Jah, sa ei saa kõrval ka midagi panna, et tegelikult seda pinda suht keeruline kasutada. Nii on, jah. Nii, selle siia poole. Kuidas sinuga Pavel on? Minul on küll juba kõht tühi. Just tahaks süüa kindlasti. Nii, kohe saab kastet ka valmis. No nii. Lõhn on hea. Ma tunnen juba siiamaani, et on väga hea lõhn. Väga uhke. Nüüd tuleb kaste ja oleme valmis. Super. Paneme mõned kanavardad siia või mitte kana, aga siis pardivardad. Nad on mul siin juurselleri ratta sees ka, aga paneme siia ühed või 2 tükki veel siia kõrvale ka siis. Et seda uhkem ta meil välja näeb siin. Super lüks. Nii. Nüüd tuli see. See on küll väga ilus. Väga ilus näeb välja. Aga aitäh, kes te vaatasite meid ja Suure tänu. Ja, et me soovime teile head katsetamist kodus ja kui te tõesti ise ei taha seda teha või ei ole aega või tahtmist, et siis saab alati ju Stockmannis. On sul kuskil veel on mingis? Praegu Stockmannis, võib-olla tulevikus tuleb saab Paavli tehtud söevutti nautida. Aga head päeva jätku, aitäh teile! Aitäh teile! Aitäh, et kutsusite ka! Aitäh sulle ka, Pavel!